Tere! Jätkan Mafel tüübelpuuri tutvustamist DDF40 ja praegu ma soovin rääkida sellest, kuidas kõik toimib. Kuidas toimivad lisatarvikud ja kuidas näeb välja siis puurimine põhimõtteliselt. Ja kõigepealt tahaks näidata seda nii-öelda tulemust, et mul on siin tehtud näidised, ma leidsin aega siin neid teha, erinevad ühendusviisid või eks. Et see on näiteks siin otste kokku panemine, niimoodi võib välja näha siis kas mingisugune sahtel, kummut, mis iganes, et siin on täiesti sirge, täpselt kõik tehtud, et siin on siis 4 tüüblit. Et see on üks ühenduste võimalus, et siin nagu laius pole piiratud, see on lihtsalt, et see oleks mugav näidis, see on üks variant. Siin oli mul kuskil, see on jah, üks tükk, mis ma siin tegin, on 45 kraadi alt lõigatud, saab tüüblit panna ja täpselt samasuguse 45 kraadise poolega ühendada. Et see on ka hästi tähtis moment. Et mis ongi tähtis, et kõik toimub šablooni järgi, täpselt, kiiresti ja ei ole vaja teha absoluutselt mitte mingisuguseid märgistusi. Et see on nagu selle masina üks väga suuri plusse, mis teeb töö hõlpsaks ja masin on muide mõeldud suurte koormuste jaoks, mööblitööstuses saab seda kasutada ja erinevatele materjalide. Saepuruplaat on muidugi kõige lihtsam, täispuit, seal on vaja korralikult tõugata, seda ma ütlen oma kogemusel, et kui siin tunnevad ära köögimööbli meistrid, see video, ma arvan, võib olla väga kasulik erinevate selliste mööblite valmistajatele, kas köögimööbel või lihtsalt mingisugused kummutid, kapid. Et niimoodi ma ühendasin siin võimaliku köögi, kapi, siis sellise raami. Siia võib kas klaas minna või tahvel, mis iganes, aga niimoodi on võimalik ühendada. Et see on ka ühe löögiga 2 tüübelauku, tüüblit sisse ja selle laius ongi nagu köögimööblis siis tavaliselt löönud 60 mm laius ja 22 paks. See on niisugused standardsed mõõdud, see on mu Saarest tehtud. Ja siis ma näitan siin veel oli mul. Aga siis on ka üks väga huvitav ühendus. See on 45 kraadi alt lõigatud lauad kokku pandud, et siin on ka võimalik järeldada siis, et sellised ühendused on täiesti võimalikud täpselt, näete, siin on kõik ja kindlalt. Ja üks väga oluline nüanss mul siin peenikene ja see on kõige peenem liist, et selle liistu laius on 32, aga tegelikult kõige kitsam liist, mida siin lisatarviku abil selle tüübelpuuriga saab teha, on 27. Et näete, siin on hästi lähestiku augud, see on 8 puuriga tehtud ja siin on servast 4 mm ja see ongi nagu üsna lähedal ja 27 siis millimeetrit on kõige väiksem liist. Ja niimoodi ma siin saan seda ühendada, et niimoodi võib välja näha mingisugune raam näiteks või mingisugused seal plusspulgad akendel, et seal on juba kasutaja enda sellised nii-öelda fantaasia, vastu fantaasiast sõltub, mida te suudate teha. Aga nüüd siis lisatarvikute juurde. Ma võtan selle tüübelpuuri vasti kätte ja näitan kõigepealt, mida see tüübelpuuri masin ise juba niimoodi oma sellise šablooni võimekusega suudab. Et siin on 2 varst, nagu tiftid. Nad upuvad, vetrovad välja. Et sellega saab, kui te tahate teha materjali siis augu, kasutada kui piiret, siin on serva vastu. Ja siis, kui see augud on tehtud 2 tükki, siis te võite panna näiteks selle varda, sellesse teisse auku, mis on tehtud, siis te lähete sammudega edasi. Et mul ongi näiteks need kõik ühendused niimoodi siin tehtud, mis ma teile näitasin. Et need ühendused on mulgi niimoodi tehtud 2 korda. Et kõigepealt ma panin selle varda siia vastu, tegin need 2 auku ja siis panin selle varda siia auku
ja siis ta tegi siia kõrvale. Ja üks võimalus, kuidas neid aukusid võib teha veel, et näiteks te võtate ühe puuri välja, no kui te tahate hõredamalt mingi pikema sihukese, joone peale teha, võtate ühe tüübli välja, ühe puuri välja ja siis panetegi ilma selleta, siis tulebki välja põhimõtteliselt sihuke hõredam samm. Aga sellest räägime eraldi, sest nende sammude kauguse osas on siin mitu võimalust selle tüübelpuuriga. Et ma tahan rõhutada veel kord, et see on nii paindlik süsteem, mis puudutab seda seadistamist või positsioneerimist selle detaili suhtes. Et see on nagu täiesti juba iseenda kujutlusvõime võib piirata ainult seda. Et siin on mul, ma panen korra selle tagasi, et siin on üks lisatarvik. See on külje siuke pikendus või siuke stopper. Et siin on 2 liugurit siin selle küljes, 2 liugurit. Ühe ma võtan korraks välja, et näidata teile selle liuguri mõtet. Seda on ka vaja vajutada. Et siin on samasugune vars. Et põhimõtteliselt selle mõte on siuke, et ma kohe ühendan ta siia sisse, siis ma näitan seda. Et ma võtan selle korraks kätte. Et siin on siuke klahv. Et kui me tahame selle siia sisse panna, siis peab selle alla vajutama, siin on siuke auk, see läheb siit kohe sisse. Ops, ongi. Ja see on fikseeritud. Ja näete, see liugur siin. Sellega me saame nüüd teha sellest kaugema stopperi, külje stopperi. Et kui me tahame minna näiteks materjalist kaugemale mingisugustel põhjustel, on see mingisugune siuke mööblisisene, kas riiul või selles osas on variante palju, lihtsalt põhimõtteliselt on võimalik selle liugariga ja selle vardaga minna kaugemale servast ja pärast näiteks panna puuritud selle augu sisse see vars ja minna täpselt samasuguse sammuga edasi, kui siuke vajadus tekib. Ja võib ka niimoodi teha, et te näiteks lähete selle abil kuskile keskele lähete selle materjali juurde ja pärast nende abil lööte vasakule ja paremale augud ja te saategi näiteks siukest 3 lööki keskkohast sinna vasakule ja paremale. Et siinkohal ma tahangi öelda, et kui te õpite selle süsteemi tundmist, siis neid võimalusi on väga palju, et ta on väga paindlik. Ja üks nüanss veel, et kui te lähete siis materjali sisse sellise fikseeritud kaugusega ja tahate teisele lauale teha siis peegelpildis samasuguse kaugusega need aukusid, siis te lihtsalt võtate selle siit lahti ja panete siia nüüd selle täpselt samamoodi tagasi, siia auku. Ja teil on täpselt samasugune kaugus nagu siin. Et tootja on selle masina niimoodi läbi mõeldud, et tal on võrdsed kaugused, need šabloonid toimuvad nii sealt kui sealt. Aga nüüd ma näitan teile, mis selle varda külge käib teine variant. Nii ma panen selle nüüd siia sisse, siin sees. Et see toimib nüüd kui külje siuke stopper. Et tal on osaliselt samasugune efekt nagu sellel vardal. Te võite selle lauaserva, materjaliservale fikseeruda sellega. Aga sellega te ei saa minna materjali sisse, sest siin ei ole siukest uppumist nagu sellel, mis ma teile näitasin. Et see on niimoodi külje pealt te võite minna ja siis selle pluss erinevalt sellest on nüüd see, et see oli see vars, kui ta oli siin küljes, ta oli üsna kaugel sellest vardast, et võib-olla teil on vaja natuke lähemalt, siis te saategi sellega minna lähemale ja ikka üsna lähemale, sest see läheb isegi kaugemale sellest, see muidugi pole vaja, aga see on nüüd see, kuidas te saate alustada materjali servast. Aga materjali sees
kui te olete juba materjali peale mõtlen, et kui teil on vaja aukudesse panna, siis te panetegi vot selle asjaga, selle, mis ma teile näitasin. Et selles mõttes see käib siit väga niimoodi lihtsalt sisse. Vot, et selle kaugus on sellest ikka päris kaugel. Aga see, mis ma näitasin siukse vardaga, see viib teid lähemale. Et see ongi küsimus, mis ülesanne teil on ja te saate liikuda siis, kui te olete juba seal sees, teil on vaja august võtta siukest nagu piiramist, liikuda edasi, siis te võtate selle vardaga tarviku siit relsi pealt ära ja panete selle. Ja samamoodi, kui te tahate pärast jätkata teise detaili töötlemist, kus on vaja teisel poolt töötada, siis te lihtsalt võtate selle ja panete teisele poole. Et see on väga lihtne, väga paindlik ja selles mõttes siin on siuke erinevus, jah, mõnedel süsteemidel on niimoodi, et nad on nagu mõlemad poolt reguleeritavad, aga siin on ainult ühelt poolt ja see näitabki seda, et või annab sellise võimalus, kui te seadistasite ära, siis teist poolt ei ole vaja, teil on vaja lihtsalt see nii-öelda mõõt viia teisele poole. Et sellega siis nii palju. Et selle puuriga tüübelpuuriga on kaasas veel üks lisatarvikute siuke süsteem, et need on restis siin kinni ja need on küljestopperid. Need on erinevad oma võimalustelt ja annavad ka hästi palju võimalusi. Ma näitan teile praegu ühte, mul on siit üks lahti võetud, see on siuke plastikust ja kinnitus on väga lihtne. Ja see annab näiteks, kui teil ei sobi see kaugus, mida annab see vars, siis te võite valida sellest restist endale sobiva kaugusega varra ja panna selle siit niimoodi sisse. Näete, teil on nüüd kaugemal vars, te saate külje pealt minna, selles mõttes, selle materjali seroga ja saate sellega minna ka augu sisse. Ja sealt piirata. Kui te hakkate tegema teist detaili selle materjali mööbli osas, siis panete selle lihtsalt teisele poole. Samamoodi toimub teisele poolt. Et peegelpildis nagu. Ja võtate selle ära, panete ära. Ja need on igasugused. See oli näiteks ümargune vars, siis on siukse lameda, siuke lamestopper. Et kui on vaja sellist lahendust, siis siin on täiesti siuke suur valik ja kui need peaks mingisugusel põhjusel viga saama, kuluma, siis sellise resti saab tootjalt eraldi soetada. Et see võib olla siuke väga huvitav variant. Et nagu nägite, selle masinaga on nii palju võimalusi just nendest lisatarvikutest, et ei oskagi kohe mõelda, mis sellega teha. Aga selle paneb paika iga ülesanne oma ette, et siis oskad näha seda. Nüüd ma näitan lisatarvikut, mille abil tehakse tüübelauke üsna kitsastesse detailidesse, pulkades, nagu ma teile näitasin, et see on 32 paksus, aga on võimalik, kõige minimaalne on 27. Et siuksed tüüblid siis, siuke raam teha. Et seal on siuksed variandid. Et selleks on Mafellil siuke šabloon. Ma näitan, kuidas seda kinnitatakse. Aga kõigepealt ma pean mainima seda, et see šabloon toimib ühe puuriga. Et siin on ava ühe puuri jaoks. Te peate valima siis kumma puuri, et ta läheb nii vasakult kui paremalt. Sellepärast, et siin selle puuri avasse see vars, mis siin on. Ja te võite ära rikkuda puuri või lihtsalt ei pruugi see teid minna sisse. Et ma näitasin teile varem, kuidas võtta välja puur, et siin tuleb külje pealt valida siis kõige ülemine positsioon selle lipuga ja siis see vajutada lõppu, uputada, see fikseerub. Nüüd on mul siin kuskil see puur vahepeal kadunud. Ahah, kõik korras. Ja siin on aknad. Akna sees on siis see ava, kuhu see tuleb sisse panna. Et kui seda niimoodi kätte ei saa,
siis tuleb lihtsalt seda puuri keerata. Tuleb puuri keerata ja siis seda niimoodi sealt ja tuleb natuke lihtsalt seda lahti teha, mitte välja keerata need kruvid või lihtsalt nagu vabastada. Tuleb vabastada ja seejärel kinni keerata, et ta selle pöörlemisega ei juhtu midagi, see kuskil vastu ei käi või siuke jõud on võib-olla suur, siis ta äkki läheb niimoodi moodega katki. Ma ei teed seda ülesse siin, aga las ta olla praegu, nii. Et ühesõnaga, vot see sama šabloon, nüüd kui ma tegin selle puuri, näete, siin üks puur, siis see ava järelikult on siin, et selle kahe varda vahelt siin, samasugused need upuvad vardad, peab see siit välja tulema niimoodi. Nii. See oleks siis see, et nüüd siin on šabloon küljes ja üks tähtis asjaolu, et see on 15 millimeetrit, see šabloon, see kõrgus. Ja kui te tahate auku 25 millimeetriga, siis te peate lisama sellest liugülist veel juurde 15 millimeetrit. See tähendab seda, et te peab olema 25 pluss 15. Et see ongi siis siuke asjaolu, millega te peate arvestama, sest muidu puur lihtsalt ei tule siit välja. Kui tal on juba näiteks siin 15 kõrgus, siis näete, see tööd ei tee, nagu te peate tõstma seda veel selle võrra. Ja siis panete selle paksuse, detaili paksuse järgi, selles mõttes, et see keskkoht, selle puuri keskkoht, võiks olla selle pulga keskel siis, mida te tahate teha, see oli mul siin, pulga keskel, ja siit võib siis seda mõjutada, et kuhu ta nagu läheb, kas alla või üles. Muide ma unustasin öelda, et see on 65 millimeetrit, te võite minna sellega üsna kaugele või üsna paksu detaili sisse, võttes arvesse, et teil on veel 12-sed tüüblid, siin on tüüblite valik on üsna lai, teete selle niimoodi ära näiteks, ma panen need siin kinni ja siis siin on lipud või liblikad, selle fikseerimiseks, see on siis kõrguse fikseerimine ja see on siis selle talla nurga fikseerimine, see on tugitald, fikseerite nurga, fikseerite kõrguse, see on kõik korras, ma nüüd keeran seda niimoodi, et ilmselt tuleks näha parem ja siis võtate selle pulga, mina tegin seda ja käes niimoodi vastu lauda, aga siin, kuna ilmselt enamus kasutatud on kahe käega, siis selle nagu saab vaadata, et kuidas nendele mugav on. Et mina tegin niimoodi, siin ma panin selle siia vastu ja siis lihtsalt tõukasin vastu lauda seda. Ma tegin niimoodi seda, just niimoodi ma tegin seda. Niimoodi ma tõukasingi selle sinna vastu lihtsalt. Ja siis samamoodi nii pärast, kui te tahate otsast teha, siit need augud, ja kui üks auk on tehtud, siis see vars läheb selle augu sisse ja on seal nagu toeks. Ja siis teete teise augu. Et varianti, kuidas teha, võib laua peale panna ja toestada, et see on juba siuke mugavuse asi. Peaasi, et on, kuidas seda käete ohutus esimesel kohal. Et ei ole mõistlik teha, kui ei ole stabiilselt, kas käes kinni või ei ole toestatud. Ma arvan, et võib laua külge panna pisskruviga ja teha seda ära niimoodi, et see on siuke väga tähtis variant. Et nüüd ma näitan teile, kuidas toimub puurimine siukse pikema rakise või pikema šablooni abil. Et see on mul siin, et siuke pikk šabloon. Et see on nüüd mõeldud selleks, et materjali siis pindala suhtes liikuda siis kaugemale servast ja tänu nendele hammastele saab valida sammusid. Näiteks kui teil on 2 puuri sees masinas, siis te võite teha kas üksteisele igasse pessa panna või üle 1 või üle 2. Ühesõnaga see võimaldab teil minna materjali sees erineva kaugusele ülitäpselt. Et kui te lähete teise detaili peale, te keerate selle ringi ja lähete samasugustesse nendesse pesadesse, astmetesse
ja jätkate täpselt samasuguse kaugusega, täpsusega, nagu ta oli esimesel korral. Ma näitan, kuidas seda kinnitatakse. Et siin on siuksed liugurid. Üks liugur siis kogu aeg käib siit edasi-tagasi. Et ta, kui seda tõmmata üles, siis saab viia teda kaugemale. Aga sissepoole ta ei lähe selle abil nagu tagasi täpselt ära. Ta läheb sisse, aga tagasi, kui teda, siis on vaja tõsta ja siis nihutada teda niimoodi. Ma panen selle praegu peale ja näitan. Ja siin on siuke teine, mis kogu aeg on fikseeritud. Ja sellega siis tõmmatakse see viimane asi kinni see loo. Ma näitan, kuidas see toimub. Et mul on siin üks 38 mm paksusega kilp, 600 on pikk. Et see on siuke mööbli standard, et 600 on pikk. Et siin on, kui me räägime nüüd selle siuksest õigest positsioneerimisest, kõigepealt on vaja endale selgeks teha, kui kaugel see on, see joon, kus kohas on need augud. Et seda võib eelnevalt kas ära märgistada ja siis see šabloon panna niimoodi sinna. Või mina näiteks kasutan liistusid. Ma tunnen liistu astet, näiteks selles servas panen need vastu siia ja see on väga täpne. Praegu on mul see kinnitatud. Et see on mõlemal pool. Ma tutvustan teile ka, kuidas see saab olla kasulik. Ja selles masinas, võt see toetald, mis liigub siin erineva nurga all, nagu ma näitasin, ja erineva kõrgusega on võimalik seda siin panna. Siis siin on hambad. Siin on hambad, need samad hambad. Et kui me paneme näiteks selle kokku, täpselt valesti, paneme selle siia vastu, võtame nüüd selle täitsa siledaks ja paneme kõik kinni, siis me saame kasutada seda näiteks niimoodi. Ja siin me peame arvesse võtma sellist asja, et kui kaugelt selle hamba sellest sopisest või sellest pesa nagu sellest põhjast on puurimine siis. On see puurimise kaugus, et siis saab puurida need augud täpselt siia uputada selle joone peale, mis on eelnevalt välja mõõdetud. Ja selle jaoks, mis puudutab vertikaalselt puurimist, siis on veel üks tarvik, ma näitan seda, see võimaldab toetada väga mugavalt. Nii. Et see on selline alumiiniumist. Et siin on ka see kohandatud töötamiseks selle šablooni abil. Et see käib ka hästi lihtsalt, niimoodi paneks siia. Kõige siin on kaks sükest kruvi, see kukkus, kaks kruvi. Odat, see oli ikka niimoodi. Niimoodi. Hops. Korras. Et siis ta on vertikaalselt väga kindel. Ja kui te näiteks teete ühelt poolt, siit poolt näiteks sellega, siis see puurimise joon on kaugemal. Ja siit poolt on kaugemal. Kui siit poolt panete selle siia pesa sisse, see on lähemal. Et siin ongi valik, kuidas te seda teete ja siis lihtsalt pärast panete tööle nupust ja tõukate. Et mis puudutab siukest päris tööd, siis mul on video, kus ma teen öökappi ja kui ma jõuan selle kokku panemiseni, siis te saategi näha, kuidas ma panengi terve öökapi sellise tüübelühenduste süsteemiga kokku. Seal on mul päris palju tüübeldamist, raami, ma ukse ilmselt teen siukese raamiga, siis kõik need elemendid. Ja selle šablooniga on veel see, et üks asi on vertikaalne siit mõlemalt poolt. Aga teine võimalus on, et kui te teete nüüd külje pealt teete, ma vahetan praegu selle nurga täisnurgaks
külje pealt teete, siis seda on võimalik ka minna otsast, teha aukusid ja tulla siis siit poolt nende šabloonide, nende nagu ammastega nagu kohakuti. Täpselt samamoodi näiteks, kui tehakse siit, siis saab ka siia augud teha, kasutades sihukest nurka ja uputades nad niimoodi, täpselt samasuguste sammudega, täpselt sama moel. Et põhimõtteliselt ongi kõik, et nagu ma ütlesin, et selle masina tundma õppimine annab aimu selle masina võimalustest. Võimekus on väga korralik, ma panen ta korraks sisse, hästi pehme start ja kiire pidur. Et see on selle mootori iseärasus ja muide Mafelli toodete puhul, elektrimasinate puhul alati rõhutatakse mootorit, mis kannab nime Cuprex. Et alati tootja rõhutab kuskilt kleepekaga, kui sobilik niimoodi disaini poolest seda panna, et tegemist on eriti võimsa kompaktse mootoriga, kus on väga aus mähis ja võimekus on väga korralik. Et kui näiteks Mafelli erinevatel elektritööristadel on kirjutatud seal näiteks mingisugune 2 kilovatti või 2000 vatti, siis need on ikka väga korralikud kilovatid. Et see sisend ja väljund võimsusvahe on väga hea. Et seda ma olen pannud tähele ja võrreldes teiste tootjatega, et tal on väga tasemel, see on väga vastupidav toode, mõeldud, nagu ma ütlesin, mööblitööstuses ja kellegi üksik üritaja jaoks, eriti kus on vähe ruumi, on see eriti mugav. See mahub väikesesse kohvrisse. Ma näitan seda kohvrit ka, seal on, kui me räägime täisvarustusest, siis seal on puurid, 6-sed, 8-sed, 2 paari ja siis on tüüblid, 300 tükki 6-sed, 300 tükki 8-sed ja siis kõik need lisatarvikud, mida ma teile näitasin. See on Maxi-Max versioon ja sellega saabki põhimõtteliselt kõik asjad aetud. Aga nüüd ma panen seda tööle, see on siuke nupp. Et see ongi siuke pehme start ja kiire pidur. Et see on igati mugav masin. Et täna vaatamise eest see video saab olla kindlasti kasulik inimeste jaoks, kes teevad mööblit, köögimööblit, kokkupandavat mööblit. See on asi, mis võib olla väga kasulik. Aitäh vaatamisest ja vaadake minu järgmised videosid. Ma olen kokku puutunud väga huvitavate tööriistadega ja hea meelega tutvustan neid. Et tüübelpuuri transporditakse sellises kohvris, väga korralik kohver, mugav lukustus. Ja see on Maxi-Max varustus. Siin on kaasas siis 2 libisemist vastast matti. Saab kasutada siis kas koos piskruvidega või ilma, see sõltub nüüd sellest detailist. Ja siis on see vardaga liugur, mis käis selle külge, mida ma siin varem näitasin. Vot selle relsi külge või siini külge. Et siin on nagu 2, neid saab eraldi kasutada. Nad on siin küljes. Siis on see väikeste detailide puurimiseks. Ja siin on kaasas see lisatald vertikaalseks puurimiseks ja selle šablooniga ka puurimiseks, mis ma rääkisin. Ja siis siin on 2 paari puure. See on siis 6-sed ja 8-sed. 8-sed on seal juba sees, need on siis 6-sed. Ja 2 karpi tüübleid, 300 tükki 6-sed ja 300 tükki 8-sed. Ja siin all on siis need küljestopperid, plastmassid siin resti küljes. Need on erinevad. Et selle varustusega põhimõtteliselt saab teha ikka väga palju töid. Et siis vastavalt vajadusele saab siis panna. Siin on see tolmu eraldusotsik, mis käib ka klõpsuga masinale paremalt poolt külge. Et see on väga lihtne paigaldada.
ja siis siin on veel, peaks olema, kui ma õigustus laetan, liimi počku 250 milliliitrit. Tähendab, siin liim ei ole, see on tühi, siia saab liim ise panna ja siin on hästi siuke peenike ots, mis on mugav selleks, et täita või määrida liimiga need tüübli avasid siis. Ja põhimõtteliselt ongi kõik. Jah, tänan vaatamise eest.